Selle võrrandi vasaku poole saame esitada veidi teistsugusel kujul. Paneme tähele, et 5 astmes 2x pluss 1 ja 5 astmes 2x miinus 1 on võimalik tegurdada. Teame ju seda, et sama alusega astmete korrutamisel astendajad liidetakse. Järelikult 5 astmes 2x pluss 1 asemele on võimalik kirjutada 5 astmes 2x korda 5 astmes 1 ja 5 astmes 2x miinus 1 asemele on võimalik kirjutada 5 astmes 2x korda 5 astmes miinus 1. Nüüd on näha, et võrrandi vasakul poolel saab tuua teguri 5 astmes 2x sulgude ette. See on ühine tegur. Ja nüüd sulgudes on võimalik 5 miinus 3 korda 5 astmes miinus 1 välja arvutada. See on ju sama, mis 5 miinus 3 viiendikku, kui me negatiivse astendaja ära kaotame. Ja 5 miinus 3 viiendikku, saame samuti välja arvutada. Ühine nimetaja on siin 5. Ja tuleb välja, et vasakule poolele kokkuvõttes saame 5 astmes 2x korda 22 viiendikku. Nüüd tuleks ilmselt võrrandi pooli läbi jagada 22 viiendikuga. Siis vasakule poole jääb ainult 5 astmes 2x ja paremale poolele tuleb siis 550 jagatud 22 viiendikuga, mis on kokku 125. Nüüd on näha, et mõlemal pool võrdusmärki on tegelikult 5 astmed, sest 125 ei ole ju mitte midagi muud kui 5 kuubis. Kui astmealused on võrdsed, peavad olema ka astendajad võrdsed. Nii et kokkuvõttes saame siit, et 2x peab võrduma 3. Järelikult olemegi jõudnud oma eksponentvõrrandi lahendini, jagame võrrandipooli 2-ga läbi ja saame, et x peab olema 1,5.